Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere, head sõbrad! Jube hea meel on teiega jälle kohtuda, kui me nüüd viimases paaris saates oleme põhjalikult analüüsinud järgmise aasta Eesti Laulu poolfinaliste, siis nüüd enne, kui me nende poolfinalistidega rohkem hakkame tutvust tegema, räägime natukene jällegi Eurovisiooni, Eesti Laulu, Eurolaulu taustast. See on otseses mõttes taustast, sellepärast, et täna on mul külas 3 legendaarset taustalauljat. Jelena Jusvik, tere! Tere! Kaire Vilgats, tere! Tere! Ja Dagmar Oja, tere! Tere! No kas ma võin niimoodi öelda, et kogu see legendaarne taustalauljate plejaad või ajastus sai ikkagi alguse ühest fenomenaalsest lauluvõistlusest aastal 99 2 takti ette, kus kuidagi hakkas siis see taustalaulmine teil pihta, Dagmar ja Kaire vähemalt teil, on ju? Sealt hakkas see vurr veerema. Me ilmselt kuidagi tahtsime, et see kõik kõlaks paremini, kui ta seni võib-olla oli kõlanud või ma ei tea, mis ootused meid olid, aga hakkasime ise ennast kuidagi peale pressima. Kuidas see oli siis 99. aasta 2 takti ette võistlusel? Ise tulite selle peale, et kuule, me tahaks nüüd laulda tausta teile ja Vilgats sulle. tuli selle peale, sest Lauri Pihlap laulis oma lugu ja meil tundus, et kuidagi me teadsime, et selles laulus on hästi palju päkki ja küll me juba seda lugu teame, sest kõik teadsid seda lugu. Mis see lugu oli, seda praegu ei mäleta jälle. Ja siis ta küsis, Vilgats küsis siis Pihlapi käest, et kuule, tahad me teeme, me võiks teha. Siis ei olnud ju mingit põdemist ka ja siis ta laiutas käsi, ütles, ma ei tea, tehke siis. Ja nii oli. Ja siis ma ei tea, kas Ive Viilup või kes seal võis olla, kelle poole me siis pöördusime, et kas te leiate mikrofone, et me laulaks päkki. Ja leiti meile kohad ja leiti meile positsioonid, kus me seisma peame ja siiamaani seisame. Ja seal me oleme, jah. Kas siis oli, Eurolaulul ka niimoodi juba, et oli kõva taustalaulmine või mäletate või? No Merelainas oli ju ikka selles mõttes. Seal oli küll midagi, ikka neid oli, jah, aga ilmselt ei olnud ühed samad inimesed nagu meie, et me ei mäleta nii hästi. Ilmselt ei olnud, jah. Eurolaul kui selline ja teie esimesed kogemused. Kaire, sul peaks olema aasta 98 äkki või? Jaa. Nii, mis sa tegid seal? Lauri Liiviga või? Jaa. Laulsin. See oli see, mille kohta Lauri Liiv siiamaani armastab naljatleda, et Titanic ja Estonia mõlemad läksid põhja. Mis see tähendab? No selles mõttes, et mina olin nagu Titanic ja Lauri oli siis nagu Estonia seal kõrval mulle. Sest ma pidin tõesti nagu natukene niimoodi põlvest alla laskma, et ma tunduks natukene lühem Lauri kõrval. Et sellest ei olnud abi. See oli ikkagi näha, et üks on Titanic. Kuidas toona see kooslus siis kokku sai ja kuidas te sattusite sinna Eurolaulu? Vaat ei oskagi öelda, selles mõttes, et eks me ju kõik noored ja huvi suur midagi lihtsalt teha oli ja helilooja Kalle Erm oli ta vist oli, jah, tõesti. Tema siis otsis meid üles, ütles, et vaat, mul on selline tore lugu ja mis mul saab selle vastu olla, selles mõttes, et see on muusika, mul oli siis nagu peaaegu suht savi, mida ma laulan, peas, et ma saan laulda ja siis käisin seal stuudios ära ja seal Urmas Lätikas kõik tegi arranžeeringu ja backid ja selles mõttes see oli tore aeg. Lihtsalt meil nii hästi ei läinud, ma ei tea, viimaseks vist jäime või eelviimaseks midagi taolist. Ma täpselt seda kohta ei vaaranud, aga igatahes Eurovisioonil sai käinud toona. Ei, Eurovisioonil. Jah, tuleb meelde, ei käinud, jah. Ja ma mäletan, et mul oli siis oma närvidega päris raske toime tulla, et ma proovisin mingisuguseid tablette ja tookord, kui oli siis see otsesaade, siis ma mõtlesin, et ma olin unustanud oma need mingisugused tabletid, ma enam ei mäleta, mis need olid ja kust ma sain. Need ei olnud, igatahes narkootikumid need ei olnud. Jumal tänan. Need olid põhimõtteliselt, praegu on jube meenutada, need olid mingid südame tabletid.
mis pidid nagu võtma siis rahulikumaks või midagi taolist. No ma kasutasin neid ja vist isegi olid töötanud, aga võt siis ma olin need maha jätnud ja helilooja siis pakkus hoopis mulle rahustuseks konjak, mida sai ka natuke liiga palju suures hirmus võetud. nii. Ei no siis ma laulsin ära. Tubli. No, et oli selline vahva periood. No väga vinge debüüt, kas Läheb päris palju meenutada, eks? Jaa. Jelena, Dagmar, teie puhul, kus kohas siis teie algus on Eurolaulu või siis Eurovisiooni tasandil? Maian oli esimene, kellega me esimene. alustasime, sina, mina, Jako ja Mikko. Jah. Nii. Vot, siis sealt hakkas meil see Eurolaulu pull pihta. Ja siis me hakkasime käima seal, jah? Ja siis me hakkasime seal käima, jah. Kuidas see esimene kord siis oli? Maian kutsus või? Jaa, Maian kutsus, sest et tema oligi näinud vist 2 taktist, et siuksed toredad noored ja mina ei tea, usaldas meid ja tegime proovi ja oli väga-väga kihvt. Ja laulud olid väga toredad, väga ägedad, head. Jah, tal oli tõesti hästi ilusad laulud. Oli ja ta ise on nii tore inimene, meil oli nii vahva koos kõik teha seda asja. Ja siis aasta 2000, jah, Ines küll võitis, aga seal olid juba rohkemate laulude juures või? Ilmselt olime, jah. Ja... No rääkige, mina ei mäleta. No mul on kodus leht, kus ma olen tegelikult arvutis, kus ma olen üles kirjutanud algusest saati, kellega, mis aastal, kui palju. Ja vot oleks sa öelnud, et seda oleks vaja. Ma ei tulnud selle pealegi. Aga neid on olnud päris palju. Nüüd on juba vist üle 40 laulu vist. Jah. No 2000 igatahes Ines Once in a Lifetime, seal sind ei olnud. Kaire, sina olid, eks? Jelena olid. Ja mina olin, jah. Siis oli ju Padarise. Ja Pearu ja Maiken. Jah. Kuidas te sinna sattusite? Taustalauljateks. No härra Kotkas kutsus meid ilmselt. Kotkas kindlasti teadis Vilgatsit, kui ta kutsus. Ja ilma Kotka teadmiseta ei juhtu muidu midagi. Ja siis sina ilmselt soovitasid mind äkki, ma pakun välja sellise variandi. Võis niimoodi olla. Tol ajal ütleme, et üldse kuskil Kotka tiimis ju olla, see oli niisugune unen. See oli tase. See oli tase ja sellisesse asja kuuluda, see oli selline juba mingisugune märk. Mida see tähendab? Miks see oli tase? Sellepärast Kõik start ja kõik nende produktsioon, see oli meie silmis ikka väga hea kvaliteet. Kvaliteet popmuusika heal tasemel ikkagi parimad lauljad said. Ja küll me tegime proove ka. Muidugi tegime. Ikka päris palju. Tantsuproovi ja... Oi jumal, seda nühkimist. No seal on vaata see liigutus, siuke nii-öelda nühkimine. Kõik need asjad. Meil on siiamaani kõik need liigutused meeles, et see sai ikka Viimsini ära timmitud. Ja selles mõttes produktsioon, et see oli Jaana Hallas ka ja tegi meile kõik riided selga. Kostüümid ja meil meigid tehti. Ja ma pidin jälle kaalust alla võtma. Jälle. No ega sellest suure trio koostööst on ju rääkinud teised ka ja need, kes on varem nendega koostööd teinud, näiteks Best Before'i lauljad, et ega neil ei olnud seal mingisugust sõnaõigust ja otsustamist. Kuidas teil oli? Põhimõtteliselt läksite ja siis Kotkas ütles, kuidas laulda ja Jaana ütles, mida... Laisar ütles, kuidas laulda. Aga kas te ise ka ütlesite midagi? Ikka ütlesime. Selles mõttes, et oi jumal, mul seda enesekindlust tol ajal juba oli. Et ma arvan, et midagi võib-olla isegi minu öeldust jäi ka linti kinni, ei tea. Ei mäleta nii palju, aga et seal oli ikkagi nagu meeldiv õhkkond, professionaalne. Absoluutselt. Me nautisime. Kas see lugu oli favoriit ka toona? Eurolaulul siis? Oli väga suur favoriit, minu sellest kogu aeg räägitud. Ta oli kohe ju valmis produkt, kõik oli kõige peale mõeldud, et ma arvan, et see juba mõjus juba nii hästi Eurovisioonilik ja niisugune võib-olla siis uuema kõlaga võib-olla teised. Edvig Hanson oli ka kusjuures seal päris eesotsas, kui ma õigesti mäletan. Ameeriklasega? Jah, just. McFalliga. See lugu meile meeldis muidugi. Kui nüüd aus olla, meile meeldis see lugu rohkem, sest talle minule. Meile ta meeldis, jah. Mina olen üldse niisugune souli fänn ja mulle meeldis, kuidas see McFall laulab ja Hedvig on meil olnud nii. No ma räägin ikka endast. Minu selline vokaalne eeskuju väga suur. Aga Once in a Lifetime läheb siiamaani igal kuskil... Kuskil kõlab, siis on tegelikult Silmad säravad peas ja laulame kaasa. Väga positiivne mälestus, et hea meelega laulab back ja teed veel neid liigutusi kaasa.
Lähme nüüd Eurolaulult Eurovisioonile edasi, kas toona oli see number Eurolauluks nii paigas, et kui oli juba seal võit käes, siis saite rahulikult valmistuda Rootsi minekuks, oli vist, on ju? Jah. Töö oligi see, kuidas me seal proovisaalides seda eelkõige tantsu lõhkisime. Me lihvisime seda vokaali asju ikkagi, päkke ikkagi päris palju. Me tegime seal Kotka stuudios pikalt neid proovi ja siis juba mingi 6 aega ennem Rootsi sõitu me hakkasime tantsu tegema, siis seal käidi ka päris tihedalt. Ühesõnaga ma mäletan, seda tantsu sai ikka nii palju, et vahepeal juba mõtlesin, et kas kuskil juba auk ei teki. Kuna see on nagu nii lemmiktegevus, et me võiksime seda tegema nagu, no ma ei tea, meil on noored pere ei ole mitte midagi, loomulikult siis sa võiksid veeta ma ei tea, hommikust õhtuni ja siis sealt edasi jälle järgmisse päeva, et muudkui proovi tehes ja muusikat tehes. Jah, noh, siis oli kostüümiproovid loomulikult, kus jälle vaadati, kas ma ikka mahun. Kas veel mahud või juba mahud? Jah, et kas juba mahun, niipidi oli, juba mahun. No Ines oli tegelikult ikkagi Eurovisioonil ka tol aastal üks favoriit. No aga tal läks ka väga hästi tegelikult, et 4. koht. Kuigi kas tal oli mingisugune väike käuk seal laivis, aga keegi ei pannud pahaks, sest tal oli üsnagi tore. Aga no mis mul tuleb meelde nendest proovidest Rootsis, et mina isiklikult sain siis esimest korda proovida kõrvamonitori Rootsis. Sa olid varem? Üldse elus, jah? Nagu elus, jah. Ja noh, et siis sa kuuled nagu, et enda häält nagu ja see oli väga pull kogemus, aga noh, see ei olnud niisugune proff veel, ei osanud hinnata seda, et proovides noh, laulsid muidugi, aga seal ei ole sama energia ja mis on ju pärast lõppvõistlusel. Ja siis ma mäletan, et kui siis see lõppvõistlus oli, siis oli ja nüüd läheme ja paneme. Eks siis oli tegelikult lõpus esituses nii, et sai üle pandud natuke selle laulmisega. Meil vist oli seal just lõppvõistlusel mingi jama, et neil läks... Kellelgi läksid kõrvad sassi. Sest et mul just oligi, et ma ei kuulnudki ennast üldse, ma võtsin kõik need välja, sest ma kuulsin saalist juba seda. Meil oli mingisugune jama seal. Praegu oli vahetuses vist. Ja oli jah, et mingisugune error nagu juhtus. Aga mina jah mäletan enda kohta, et ma panin nagu veits Läksid rohkem. Võitma ühesõnaga. Ma läksin ikkagi seda back'i võitu võitma. Auhinda ei tulnud, aga ma püüdsin. No ma vaatasin selle esituse üle ka. Ega mina ei ole nii närvis Inest küll kunagi näinud kui selles esituses. Oli seal kohapeal ka aru saada, et Ines on närvis või? Ta ikkagi oli päris noor ja tema jaoks ilmselt see oli üks esimestest päris suure publiku jaoks esinemine. Ju siis oli esimene. Küll, ilmselt jah. Ilmselt, sellise publiku ees. Jah, sest see oli päris suur saal tol hetkel Eurovisiooni jaoks on üks suurematest vist ja publiku kogust nagu ja Global Arenas, jah. Ja see oli lihtsalt niimoodi, et siuke energia sealt tuli, et me nautisime seda, sest et meil ei olnud just sellist suurt vastutust, me lihtsalt, ma ei mäleta, kuidas see 3 minutit jooks niimoodi, et vau, et on juba läbi ja nii tore, aga kindlasti Inesel oli see närv sees selline, et seda oli kuulda ka laulmises, kuigi keegi ei pahandanud, et ta oli väga tubli ikkagi, ma arvan nii. Ja, ei, minu meelest ka, ma ei mäleta, et oleks pärast tagasisidet olnud, et oi, sest et 4. koht on ju... Jah, ikkagi, jah. Ikkagi väga hea tulemus. Ei, ma mõtlengi, kui mina ise peaks tema vanuses seal olema, ma ei kujuta ette, mis siis võis olla, mis närv mul peaks olema. Et tema oli väga tubli selles mõttes, et... Ma ei suutnud oma kristallegi esitada, mis siis veel sellest rääkida? Hüppame edasi 2 aastat, 2002 ja Eesti oli just enne võitnud Eurovisiooni. Tallinnas Saku Suurhallis toimus suur võistlus ja põhimõtteliselt pikka aega teie jaoks kogu see sama projekt, ehk siis sama tiim, lihtsalt uus artist.
Saliin. Mis siis ikkagi juhtus, et mingisugune taustalauljate kamm tuli, et toodi rootslased kohale ja ma saan Vilgats ja Oja visati üle parda. No tegelikult eks, kui ma nüüd tagantjärele olen kuulanud, et ega ma nüüd nii hästi seal ei laulnud ka, et vabalt võis olla nagu see küsimus ka, et eks need Rootsi päkilaulid ongi natukene teise kõlaga. Kuidas see protsess käis? Vallandamise protsess. Meile lihtsalt vist öeldi, et minu meelest ei öeldud midagi, lihtsalt saime... Lihtsalt sinu käest äkki, Leena, saime teada. Minu käest küll ei saanud teada seda, ei. Sina käisid midagi, sa käisid ju. Sa käisid, sa olid vait meie ees, jah? Ei, selles mõttes, et minule helistas Kotkas ja mingil päeval, siis kui te olete juba võitnud seda kõike, valmistusite nii-öelda nagu oma mõtetes, et no kõik olid sellega nagu arvestanud. Ja siis ühel hetkel ta helistab mulle, ütleb, et kas tuled päkki laulma Saliinile Eurovisioonil, mis on, et kõik on juba tehtud juba, kõik on olemas. Ei, siin on käivad sellised, mina sain aru niimoodi, et tegelikult need rootslased, Saliini manager, tema just nagu nõudis seda, et Rootsi päkilauljad peavad olema ja siis meie poolt nagu tekkis selline asi nagu, et tegelikult ei tohiks niimoodi olla, et kõik rootslased on lava peal, siis on nagu Eesti rahvas ikkagi solvunud, et see on ikkagi Eesti lugu, keegi peaks olema ja siis ilmselt neil oli selline diil, et okei, keegi tuleb ikkagi Eesti päkilauljatest, aga enamus on ikkagi rootslased. Ja no siis ma ei tea, kuidas nemad arutasid seda, sest et pärast oli Juri Masurtšak trummide taga ja laulis ka päkki ja mina ja siis 3 ülejäänud Saliini vend ja mingid sõbrannad või mis iganes. No, päris head lauljad tegelikult, nad tõesti, nad oskavad laulda seda väga hästi ja nad oskavad. Ja aga siis Kotkas helistas mulle, et tuled laulma, mõtlesin, et ja mul oli šokk tegelikult, mõtlesin, et kuidas mina tüdrukutega pärast suhtlen, et kas ma ise pean nendega nagu sellest rääkima. Ega me ei suhtlenud pärast. Jah, et see on esimene kord, kui me saame nagu kokku siin. Nii, et siis ta ütles, et kõik ma klaarin ise need asjad ära, kõik on korras. Siis pärast selgus, et ikkagi väga korras ei olnud, et kui me saime nagu sellest rääkima, siis tüdrukud ütlesid, et nemad ei tea sellest midagi veel. No, ühesõnaga, see oli kuidagi imelik selline ja minu jaoks on väga ebameeldiv, aga no ega mina ei saanud loobuda, sest on väga suur šanss ikkagi jälle Eurovisioonis, et oleks imelik ja loll tegevus, et kui ma ütlesin, et ei, ma ei tule. Ei, mina oleksin taustas. Nii et nii palju, kui mina tean sellest, see oli nii. Nüüd me saame teada, kuidas see käib. Et ei andki nagu päris nii nagu... Oota, kuidas siis teiega oli? Kas helistati teile või helistatud? Ei ole mingit helistamist. Me nägime, me ju tegelikult olime sellel aastal ju Malta siis palkas meid, eks. Siis ju me proovides nägime, et meid pole Eesti laulule, Eesti looga seotud, et ju siis ei ole vaja, noh. Jah, et see Malta värk tuli ennem, mina ju laulsin Maltale ka ja siis ma ütlesin talle, kuule, kas on okei, ma olen juba selles tiimis ka, et see on okei, ei ole midagi, et no siis oligi okei. No siis ilmselt meil ei olnud enam vahet, meil oli see Malta oli nii suur vähemalt asi juba saite sisse. Ei, meil Malta oli veel parem asi. Ja no oligi, me ju võitsime ikkagi Saliini. Eestit võitsime. Kuidas te pärast seda, et Kotkasega läbi saanud või? Olete saanud? Siia ma ei teeme tööd koostööd, aga ega me ei ole ju mingi me ei ole ise pitsid ja ei viitsi hoida, jah. Tahaks, aga ei viitsi. Mis sa ikka siin? Ei taha ka. See ongi selline situatsioon, et kuidagi niimoodi see jäi ja te ei ole pärast sellest rääkinud ka. Ei ole, jah. Ta ise teeb nalja tegelikult, ta ise on öelnud nalja, noh, teid ju vallandati, noh, talle hästi meeldib seda sõna öelda. Noh, ja siis on et naerad kaasa ja. Kotkas on väga hea huumorimeelega inimene. Et tal on nagu see üks külg, mis on see, et issand, kui lahe sa oled. Ja siis on see teine külg. Kuidas te sattusite Malta ja Ira Loskodi tiimi? Vilgats on süüdi. Mina helistasin Maltasse. Kuna me Eestis tööd enam ei saa, siis tahaks teie käest saada. Minuga võttis ühendust, minu meelest ka, ma ei tea, kas olid seda ma ei mäleta, kas oli telefonikõne või oli see... oli, sa ütlesid. Siis oli vist mingi kõne ja ma sain inglise keelest aru. Sain, jah, sest sa ju oskasid juba laulda ju, siis sa said aru ka. Ja ühesõnaga siis oligi, et pange nüüd kokku tiimi, et meil on selline traditsioon, et see riik, kuhu me läheme siis, et kasutame selle riigi päkilauljat. Et ma ei tea, kas see on siis neil kuidagi rahaliselt soodsam või mis iganes või kõlaliselt
noh, see on muidugi jah, võib-olla kõik asjad kokku, on ju. Nii et no mulle tundus see tõesti see nagu vau pakkumine ja siis panime ju kõik paremad hääled, otsisime üles Eestimaa pealt. Kes seal oli siis Airi Alve ja Liisiko üks oli. Mina ja teie. Nii et ma mäletan esimest projekti Olümpias. Ja Olümpiatellis oli esimene pressikonverents oli see. Oh jah, issand. Ja proov. Ja meil lasti laulda seal ja need kuulsid ka esimest korda. See oli niimoodi, et Malta tiim ja Iira Losko olid juba siia tulnud võistlusele ja siis alles esimest korda kohtusite või? Selles mõttes... Aga 2 nädalat vähem ikka. Nagu ikka, jah. Et siis me tegime... Aga meie tegime omavahel ikkagi proovi eraldi, saadetud need fonogrammi, back'i igasuguseid eraldi trackid, nagu me õppisime selgeks ja tegime proovi. Ma mäletan, nad olid nii üllatunud. Vau, et oskavadki ja tulebki välja. Ja meil oli ka kihvt siis muidugi. Nagu me oleme ju kohtunud nüüd Iira Loskoga Rootsis, saime tega uuesti kokku, siis ta tuli ju jälle Maltati sinna. Oli jälle selline vahva kohtumine, me tegime üllatuse talle ja lihtsalt tuppa sisse. Kuidas me seda saime teha? Sest Jüril oli kohtumine temaga ja siis me sevisime kaasa ennast, et me tuleme ikkagi, ütleme lihtsalt tere, teeme pilti ja lähme. Ja no nii oli. Nii oli, jah. Jelena, kus sa siis Green Roomis istusid? Kas istusid Sarini juures või siis Iira juures? See oli, jah, siis oligi küsimus, et Kotkas küsis mu käest, et kellega sa siis, mille tiimiga sa tahad istuda. Ma ütlesin, et ma olen ikkagi Eesti tiimiga, sest et noh, ma tundsin ennast rohkem ikkagi Eesti esindajana, kuigi Malta oli, no ma teadsin, et teie olete niikuinii seal ja siis jah. Ja siis Kotkas pärast ütles mulle, et tore, et sa otsustasid niimoodi, et see on nagu patriootlik selline, no kuidagi oli nii, jah. Istunud seal keskel siis kusagil. Aga ma jooksin ikka vahepeal niimoodi seal ringi ikkagi, jah. Et kui keegi sai 12, siis jooksid jälle teisi juurde. Jaa, jee! Aga ega see pinge seal ikkagi püssis lõpuni välja, vist viimase paari hääletajaga Läti läks sealt eest ära, ega teil oli ka pinget seal lõpuni, on ju? Meil oli tegelikult see, meile öeldu, lepingus oli kirjas, et kui me pääseme esi3 hulka, siis me saame reisi Maltale ja kui me olime juba seal üleval otsas, meil oli see, ükskõik mis koht see on seal, me saame Maltale, me saame reisile, vot see oli nagu, ma mäletan Leena sinuga koos veel. No kes sai, jah, kahekesi Dagmariga me lõpuks läksime sinna reisile. Teised ei suvatsenud tulla, ma ei tea. Ei, mis sa suvatsen? Mul olid käed jalad tööd täis. Meil olid käed jalad töötud jälle, me saime minna. Ei leidnud seda aega, jah. Palju nagu ei olnud valikut, nagu nemad just saatsid mingit kirja või midagi, et nagu selline variant on olemas, kas tulete või mitte. Me ei valinud mingit aega, lihtsalt meil oli vaba. Sest seal oli see mingi kontsert seal koha peal, mida paluti meid ka esinema, veel mõlemad pidime soolonumbri tegema veel. Ma mäletan seda lugude otsimist ja asja, mis siis kõik siin järgnes. Time After Time oli minul, ma tean. Mina ei mäleta. Ma ei tea, mis sina tegid. Absoluutselt. Ühesõnaga või oli isegi 2, no ühesõnaga ja see show või siis oli teleshow ja seal oli rahvast suur staadioni täis, meil oli sellised staarid Jelenaga kaitsid, see oli lihtsalt uskumatu ja kõik elasid meile kaasa, sest et neile öeldi enne, et need on need tüdrukud, kellega Iira siis oli, kes viisid Malta teisele kohale. Just, ja see rahvas oli nagu nii tänulik ja pärast meile öeldi, et vot nüüd lähete lavalt maha, siis jookske. Sest et nad rabelevad teile järele ja oligi ja jooksimegi. Aga teile kuskile on juba püstitatud see... Samas, me ei ole uuesti käinud, me ei ole nüüd käinud, ma arvan, et seal on Dagmari ja Jelena tänav kindlasti. No näed, Kaire, millest sa ilma jäid? Ei, no ta jäi oma valik. Paljudest ilma, sest et meil on Dagmariga tõesti nagu selline suur mälestus sellest, et me läksime ju Maltale esimest korda ja siiamaani viimast korda ja siis me ootasime seda reisi ja me tahtsime seda näha ja kõike ja meil lubati, et me saame ekskursiooni igast asju. Aga selgus, et neil olid teised plaanid ilmselt, et et me pidime esinema seal ja me tegime oma tööd ja siis meile lubati, et me läheme järgmine päev, puhkepäev ja me läheme ekskursioonile randa igale poole ja siis öeldi, et oodake hotellis. See vastutav isik nimega Ramona pidi tulema meie järgi, et olete hotellis, ma leian teid sealt. Kui te lähete kogu välja, no siis sorry, enam ei saa kuidagi. Ju ei olnud ja, siis.
ja siis see oli nii ammu. see oli nii ammu, ja siis me ootasime teda ja ootasime, me käisime hommikusöögil ja siis me läksime ja siis soe ilm oli. Ja no palav oli, me läksime basseini juurde ja siis poole tunniga põletasime kõik läbi niimoodi, läksime kuhugi alla sinna hotelli foyeesse nagu, ja siis me kohtusime seal selle Ira Losko lauluautoridega täiesti suvaliselt niimoodi, tere! Ja siis nad ütlesid, mis te siin teete? Ja siis me rääkisime oma mure ära, et meil on selline olukord, et me ootame seda Ramonat ja millegi pärast ta ei tule, aga no mis me teeme? Siis ta ütles, okei, me helistame talle, proovis helistada, telefon oli väljas. No ja me ei julgenud kuhugi minna ja me istusime terve päev hotellitoas ja siis kell 6 õhtul tšikk helistab, ütleb, tšau, Ira kutsub teid õhtusöögile, lähme nüüd, Hiina söök on okei, on okei, jaa, ükskõik mida juba. Okei, kell 8 õhtul ma tulen teie järgi ja siis meil oli hetk, et me läksime korraks välja lihtsalt, et me teadsime, et meil on mingi 1,5 tundi aega ja me niimoodi vaatasime ringi hotelli juurest kuskil niimoodi ja siis ta tuli ja me läksime kuhugi linna, sõime, see oli kõik tore, aga no pimedaks läks. Ja öösel me pidime juba koju minema või kell 4 hommikul midagi sellist. Ja me mõtlesime, et magame no üldsegi nagu et nüüd on aeg juba hotelli minna ja siis Ramona otsustas, et nüüd me teeme ekskursiooni. Näitame linna teile. Palun väga! Ja me läksime tema autoga, aga Jumala, pime oli lihtsalt, me ei näinud mitte midagi ja siis tema muudkui seletas, aga siin filmiti mingi Hollywoodi filmi, näete, siin on mingisugune hästi tore koht ja ei lähe mitte midagi, me proovisime pilte teha. No näed, sellest jäingi ilma. Vot just, ja siis umbes kell 2 ööselt ta viis meid hotelli, me olime Dagmariga jumala närvis, lihtsalt panime asjad kokku, läksime sinna lennuki peale, aga siiamaani meil on mida meenutada. Nüüd on juba naljakas, siis oli kurb. Vot nii. Nii, kui me nüüd kuidagi siit edasi läheme, siis enne ei ole vist millestki rääkida kui 2006 ja jälle rootslane Sandra, ja? Oksenrütt. Sandra Oksenrütt. Sellega oli seotud siis kes? Mina ja Leena. Sellega oli ka, et meie olime jälle olid rootlased ja ülejäänud olid rootslased. Jälle selle laulja Peika ja sõbrannad ja just nagu see ikka käib. Näed, tore oli ju tegelikult. Oli jah? Aga kehvasti läks? Nojah, sellepärast, et tead, mis veel oli? Enne meid esines ju Rootsi Carola, kuidas iganes ütelda. Staar ja kellel oli, ütleme nii, et meil oli lihtsalt tema sarnane lugu. Ja isegi riietus oli sama värvi. Tegelikult sõitsid meist teerulliga enne ära. Aga mis lugu see oli, see Invincible? Jaa, ikka nii suur lugu ja meie pärast sinna otsa, siis see kuidagi see jäime lihtsalt täiesti varju. Aga Riik ise oli tore. Aga meie Dagmar mäletad, me nutsime pärast oma selles riietusruumis. Seal hakkas see poolfinaali asi pihta või? Esimene aasta oli. Needus või? Ja sealt algas meie needus pihta. Ja saanud me sinna edasi ja siis me tõesti nutsime. Lihtsalt, pinge oli nii suur kuidagi, ma ei tea, just siis oligi selline, ilmselt me lootsime, et me lähme ikkagi finaali, kui me ei saanud ja siis oligi selline pingelangus ja kuidagi kurbus jällegi selline, et me lihtsalt mõlema ulgusime seal. Tõesti. See oli kahju, jah? Toona oli ju kogu aeg Eestil läinud nii edukalt, et ma lugesin ka tagantjärele mingisugused artikleid, et see oli täitsa ikka šokk. Ega Sandra ise ka on siin öelnud, et ta oli ikka täiesti šokeeritud, et ei saagi finaali. Et selline asi on ka võimalik. Eestlased ei uskunud seda vist eriti. Ilmselt, jah. Nii, siit edasi, kuhu me jõuame, nüüd on mõned aastad vahele jätta vist, jah? 2014, Anja Amazing. Jaa. Vilgats, Marvi ja Marilyn Kongo. Olime siis kolmekesi. Ma mäletan lihtsalt seda Eesti Laulu aega, kui Daniel oli tegelikult ribi, oli ju, ma ei tea, katki. Ja ta läbi valude ju tegi oma tantse ja asju ja läbi meeletute valude siis sai selle kohaliku võidu. Aga Tanja, see oli niisugune väga-väga meeldiv kogemus jälle, Tanja on lihtsalt niivõrd professionaalne. See, kuidas ta selle poolfinaali, või täna poolfinaalist edasi pääsuga nagu tiilis,
see oli ka selline nagu õppetund, et vaatad, noh, et me ei pääsenud, siis oli vaja ju minna pressikonverentsile, mis on jube, et sa oled umbes, ma ei tea, täiesti läbi ja siis ta ütles, et jah, kohe läheb paar minutit. Ta oli seal nagu telefonis natuke aega, läks. Et lihtsalt niivõrd proff ja üldse kogu see periood teda jälgida sealt kõrvalt oli väga põnev ja ta on lihtsalt niivõrd tugev ja niivõrd professionaalne inimene. No sealt edasi, oota, Elina Stiig siis vist ei olnud kedagi? Ei, ja Jüri. Ja Jüri. Ja no Jüri. nagu Vilgatsiga olime seal. Kas me natuke jõuame ringiga tagasi nagu Inese juurde, et Jüri oli ka ikka ilgelt närvis? Ta oli veel rohkem närvis. Oli veel rohkem, jah. No mis, nüüd võib vaikselt võib-olla juba hakata siin tõsisemalt arutlema, et mis siis täpselt juhtus, on ju. No, Jüril oli see tõus lihtsalt olnud nii järsk ja kiire. Superstar ja see parim meeslaulja Eesti muusika auhinnad, on ju, ja siis kohe Eesti Laulu võit ja et noh, siis nii noorel inimesel või no ükskõik kellel siis võib ju tunduda, et noh, lähme edasi. Aga see Eurovisiooni värk on jah, et seal hakkavad ju kõik nõudma ja tema, noh, ta pole kade poiss, tahab samamoodi nagu kõik anda, sina tahad seda, okei. Sina tahad ettepanek, kõigil on oma arvamus, kuidas see peaks olema esitatud, mis seal peaks olema tehtud, mida sa pead mõtlema, mida tegema, naeratad, ei naera, prillid, ei, need väiksed detaile tuleb seal nagu nii palju ja noh, tema tahtis olla tubli ja neid kõiki inimesi rahuldada, mis ei ole võimalik teatavasti. Ja ilmselt selle jäigi tal sellest süksest mõne usaldusväärse inimese ja sükse jalad maas inimesest nagu puudu seal koha peal. Kes ütleks, et ära pane seda tähele, ei huvita, noh, see loomulikult on need jooksvad edetabelid nagu, kus jälle kus see on? Ajakirjanike seal on see mingisugune edetabel, mis muudkui muutub, on ju. Ja kui sa ikkagi näed, et ega sa seal ees otsas ei ole, et see tekitab ka stressi ja siis sa hakkad ju veel rohkem kuulama ja tegelikult meie kogu tiim, need ju hakkavad ka jälle nagu suke tunne, et nüüd peaks nagu rohkem midagi tegema ja kuhugi rohkem jooksma. Ja eks ta viiski sellise tulemuseni. No kui te olete ikkagi nii kogenud artistina seal tiimis kas või koos Jürina, kas tekib selline asi ka, et tahaks nagu natuke ema eest olla talle või? Eks me tegelikult olime. Ta tihti otsis meie juurest ka sellist lihtsalt olemist, et mitte, noh, täpselt, et lähme jalutame või et lähme istume natuke lihtsalt olema nagu koos, et oma aega, et ei pea kogu aeg tegelema sellega, et kes kuidas peab ütlema või naeratama või. Ja siis on veel Laura ja Koit, on ju. Vastupidi, väga professionaalsed artistid, aga lõpptulemus oli selline nagu ta oli. Seal koha peal olles rahvale tohutult meeldis. See, mis saalis toimus selle laulu ajal, see oli meeletu. Ja siis oli, et okei, ma ei tea. Et noh, mida siis veel teha? Kuhu siis veel minna? Või? Meie sooritus kindlasti oli maksimum, et ega me allahindlust ei teinud ju seal. Ja et ma ei tea, miks nii läks. Eks tal on kindlasti mingisugused jälle omad põhjused, et vaata, mõnel juhul võis olla lihtsalt see, et me tahame hästi head tulemust ja võib-olla siis pingutati võib-olla üle. Ma arvan siis võib-olla kogu selle, noh, kui mina oleks Laura Koidu asemel, siis see kaamera nurkade, see treening, see on arusaadav, loomulikult sa pead harjutama kogu aeg, aga nagu hulluks saada inimesi kaamera nurkade harjutamisega. Nad olid öid üleval selle. Ja nad olid öid üleval ja siis lõppkokkuvõttes sa näed, et jälle inimesed on tegelikult laval nagu lost, noh. Lost, ja they are lost. Et loomulikult kõik tahavadki paremat, aga sel hetkel sa ei taju, mis sind tegelikult mõjutama hakkab. Et selles mõttes jälle, et
kuidagi see tahtmine oli nii suur, mis võib-olla varjutas seal mingisuguse natukene niisuguse kaine kõrvalpilgu. On jälle minu tagantjärele arvamus. Tagasihoidlik selline. Tagasihoidlik, hästi tagasi. Nii, Taavi, me lubame tänased külalised vahepeal lonksu vett jooma, aga sa ise ei pääse siit kuhugi ja ma palun sul öelda hetkel oma lemmikvärvi. Nii, ma pean mõtlema kohe. Ma arvan, et roheline. Nii, roheline. Igaks juhuks üks teine alternatiivne lemmikvärv veel. Aga siis pakuks sinist. Sinine, hästi. Sinine ka. Ja ma eeldan, et sinu järgmised kõrvaklapid peaksid olema just nimelt siis kas sinised või rohelised. Ja palju õnne, selle paari sekundiga ma leidsin sulle kokku 58 erinevat versiooni kõrvaklappidest. Ja kui sa tahad, siis saaks korraldada niimoodi, et juba homme oleks kuller sul kõigi nende klappidega ka ukse taga. Pöörane värk. Pöörane, absoluutselt pöörane. Nimelt on avatud superlahe kõrvaklappidele ja kõlaritele spetsialiseerinud veebipood. Selle aadress on mysoundtogo.ee. Täpselt sama nimega klappide ja kõlaripood on T1 kaubanduskeskuses olnud juba üle aasta avatud, aga nüüd tehti lahti ka veebipood ja ma siin kohe võikski vaadata, et äkki me leiaks sulle ka vastavat värvi kõlari. Kas sinise või rohelise kõlari? Oota, siniseid ja rohelisi kõrvaklappe oli 58 seal kohe? Jaa, just nimelt. See valik peab ikka eriti suur olema siis. Nii, boom! Siniseid ja rohelisi kõlareid leidsin sulle kiirelt 19 erinevat toodet. Ja loomulikult ei ole värv ainuke omadus, mille järgi neid tooteid selles poes sorteerida saab. Filtreerida saab kaubamärkide järgi, hinna järgi, omaduste järgi ja saate ise rohkem vaadata mysoundtogo.ee ja uudisena pakubki siis e-pood Tallinnas ka sama päeva transporti koostöös City kullerteenusega. Nii et sinu rohelised kõrvaklapid või siis sinised võivad juba homme sul kaelas olla. Kujutad ette? Väga vahva. Väga vahva. Rääkige nüüd täiesti oma kogemusest, kuidas käib taustalauljate kaasamine nüüd juba Eesti eelvooru esitusse, et mis hetkel teile helistatakse, kirjutatakse, kes see kirjutaja helistaja on see artist, on see helilooja? Nii ja naa. Kuidas käinud on? Nii ja naa, jah. Nii artist kui helilooja. Ja... No, millal artist näiteks viimati teile helistas, kirjutas kellelegi? Meil oli kohe, kui laulud ära valiti, siis oli juba paar kirja ja oli enne veel, kui lugu oli pääsenud edasi, oli ka juba küsimused, et juhul kui, kas te olete nõus? Me räägime aastast 2020 nüüd, praegu. Jah, mis nüüd tuleb. Et, aga lõplik selgus vist või lõplik tõde tuleb siis järgmisel aastal, ma arvan, alguses, kui hakkavad need proovid ja mõtted ikkagi pihta ja nad siis hakkavad otsima või leidma, et kes neil võiks olla seal või ma arvan, et tegelikult või veel aega on. Et mõned on nagu hästi agarad juba, me oleme juba leppinud peaaegu kokku proovid ja, et mis kuupäeval võiks proovi teha ja siuksed inimesi. Ja mõni ärkab hiljem. No üks asi, mis on nüüd eelmise aastaga muutus, on see, et võib kasutada fonogrammil ka ikkagi taustavokaale. Mis teeb nüüd jällegi, meil on tööd vähem ilmselt selle võrra. Aga finaalis ikkagi ei tohi kasutada. Eestis tohib. Eestis Aga tohib. kui sa lähed välismaale, sõna Rotterdami, siis peab olema live. No siis peab olema live, et selles mõttes ongi, minul on nagu hämmeldus, et siis me ju ei tea, kuidas see kõlab, kuidas see toimib nagu päriselt laivis, et kui sa paned pärast need hääled, minul on lihtsalt see üks konkreetne näide, kus Rootsi esindaja jooksulindi peal. Robin, jah. On ju, et Melodiifestivalenil see oli nagu nii hästi töötav nagu top-notch number. Backid, kõik on wow. Ja siis, seal ongi ju vist rohkem neid ja lindi peal võib-olla päkke. Ja siis läks ta sinna, kus me olime, Kiievis, näe. Ja siis ei osanud need tantsijad laulda ja see kõik kõlas nii mannetult.
meie silmis ja sinna ta nagu läks. Et meil on tegelikult natukene, mis me oleme arutlenud, see aasta on nüüd Jaagupil, vaata, tohutu koor ja taga, mis teevad sellest ju tõesti suure numbri. Aga et kuidas ta lahendab? Jah, tahakski teada, et kuidas ta siis nüüd lahendab selle, et see olekski tõesti nukene. Ma ei ütle, et see ei ole võimalik. Kui võitma, eks ole, et siis kuidas see laivis tuleb. Teie postkassis ei ole Jaagupilt kirja? Ei ole, jah. Veel ei ole. Võib-olla siis tuleb, kui läbi saab. Jaagup, me ootame su kirja. Või helista kas või. Kas te igal juhul kuulate enne looga läbi, kui te ütlete jah-sõna? Ikka. Ja. Alati olete kuulanud, mitte kordagi ei ole olnud niimoodi, et te näete juba kas või helilooja järgi. Tegelikult on olnud küll, kui on öeldud, et kuule, et kas umbes, ma ei tea. Ei no, ma arvan, Stiigi näiteks... Stiig kindlasti, jah. Kindlasti, jah. Et Stiigi puhul ei teki kahtust, et ta nüüd järsku teeks mingi sükse loo, et oi, millest sa mõnest messi. Aga lihtsalt need artistid, keda me veel ei tea või lugu, siis tahad ikka lugu kuulda, et millesse me siis ennast messime. Niipidi. Ja siis aeg-ajalt ütlete ära ka või? On olnud. On ikka olnud, jah. On olnud hetki, aga samas tuleb ikkagi mõelda, et see on meie töö. Ütleme, et kui mõni lugu, mis võib-olla esimesel kuulamisel ei olegi selline, et minu stiil ja võib-olla minu maitse järgi minu hingemuusika, siis eks see väike väljakutse. Me püüame teha sellest siis backiga siukse, et meile endale meeldib ja seda ei ole olnud. Et me pärast nagu mõtleme, et ma ei taha seda lugu üldse teha, nagu siis, kui me tegelikult juba teeme. Et lõppkokkuvõttes on alati see, et me oleme juba asja sees ja hingega ja et annad ikka endast selle hea energia välja, mitte nii, et ma ei taha, okei, ma teen ära, et ma ju lubasin ja nii. Ei, seda ei ole siis enam, jah. No numbritest ei räägi, kuidas need finantsilised suhted on? Kas alla siis, kui laul on nõmedam, siis saab rohkem Väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Hea küsimus. Aga me ei vasta sellele. Jah, sa räägi oma palgast nüüd. Aga point on ikkagi selles, et mingisugust ametiühingu taksi ei ole ees ikkagi, iga kord te räägite üks-ühele tingimused läbi. Räägime läbi kindlasti. Sellist õhku jätmist ei ole. Me oleme nüüd juba tõesti nagu ütleks natukene professionaalsemad. Selles mõttes, me ise võiks ise nimetada ennast võib-olla professionaaliks, et siis päris see fännlusest nagu ainult fännlusest idee. No kust me süüa saame muidu? Kust me saame? Lähed poodi laulad, aianta. Kui seda taustalauljate tiimi erinevate esituste jaoks kokku pannakse, kas teie jaoks on seal mingid vahed ka, kes seal on või? Et ma saan aru, et teie kolmekesi kujate, siis te tunnete teineteist, aga kui sinna kaasatakse... Muidugi on vahed. Aga tavaliselt ongi nii, et öeldakse, enamus kas Vilgatsile või mulle, et kuule, pane kokku. Okay. Et sina tead neid, sina tunned ja et siis kellega sul hea laulda nii. Sest et meil vist ei olegi olnud kunagi nii, et võt, sina oled ja siis me vaatame ise veel sul siuksed sinna, ma ei tea, see ei pruugi toimida see koostöö. Aga samas ma saan väga hästi sellest ka aru, et kui võetakse oma sellest sõpruskonnast vaata nagu, selles mõttes professionaalide seast, et neid backi-lauljad, sest kui sul tõesti õnnestub lõpuks jõuda Eurovisioonile, siis ikkagi 2 nädalat veeta oma sõpradega on ju palju ägedam kui võtta võib-olla tõesti väga hea keegi inimene, kes professionaalses mõttes väga hea inimene, kes võib-olla inimesena ei paku sulle muhvigi. Või on halval juhul üldse halb inimene. Et saab Salini Peikadest ja Sandra õdedest ja vendadest aru küll tegelikult. Täiesti saab. No kohati on ikkagi teie koormus olnud ju Eesti eelaurus päris suur. Kas on teil sellist kogemust, kus te, ma ei tea, kas siis viimastel aastatel poolfinaali või siis finaali eel olete haige või on midagi juhtunud ja niimoodi on pooled esitused ohus või olete kuhugi hiljaks jäänud või? Vot minul, Eesti Laulu ajal seda pulli olnud ei ole, ei tule ka. Mul oli see tore kogemus siis, kui Jüri aasta oli.
ja see oligi see Eesti Laulu finaal, kõik Saku Suurhallis. Kas me olime koos või? Jaa. Nii, läksime seal enne viimast, Enne õhtust. Enne õhtust, ja, seal oli paus. Nii, tegime selle peaproovi ära, läksime sinna siis sellesse ühte kohta ja võtsin kõik endale ühte asja, mis, ma võin kohe öelda, ma ei tea, mis tegelikult juhtus ja selles mõttes ei ole mingit sõjakirvest aga et ma läksin blenderisse, et teeme mingi tervisliku mingi asja. Nii, mis me võtame? Forever Young, palun mulle see jook. No, et see peaks ju olema ikkagi näha pärast ekraanil. Ja ma seal päkilaulile ikkagi säran. Ja siis võtsin ka veel võiku, kus oli tuunikala ja avokaado, see on siiamaani mu lemmik. Ja sõin ja jõin. Ja hakkab hullult kõht valutama ja siis lõpuks ma ikkagi tuli see suur oksendamine ka veel peale. Ja kõht valutas niimoodi, et tegelikult oli ohus juba minu esinemine ka õhtul, et me kutsusime ikka kiirabi välja, et mis toimub. Mingi süsti tegid ja nii, et kõik toimis ikkagi. Õhtuks sai silmad selgeks ja kõik oli hästi. Aga jah, miski seal oli, et ma ise mõtlesin, et ma polnud elu sees tarbinud spiruliinat. Et see oli nüüd niisugune uus asi, selle Forever Youngi sees. Ehk siis see, ei tea. Mul oli kusjuures Saliini ajal, siis kui see Tallinnas oli, sinu lugu on natuke naljakas isegi, alguses oli, siis kui see oksendamine... Ei, siis ei olnud naljakas. Aga mul näiteks natukene hakkas hääl ära minema just päev või 2 päeva ennem ja kas sellest suurest koormusest või närvidest või ma ei tea, lihtsalt ma hakkasin tundma, et midagi on seal valesti juba ja käisin arsti juures ja siis õnneks seal kohapeal on häälearst on olnud, siis vaadati ja siis õletasid seal midagi, mingid asju mitte süsti aga midagi oli, õnneks läks korda, aga sest ma tegelesin endaga ka, et niimoodi ei saa, ei tohi, peab korras olema, et häält on vaja ikkagi kuidagi, tuli, et tagasi selles mõttes ma laulsin ära, kõik oli okei, aga oht oli ka selline, et ma juba ütlesin, kuidas, mismoodi nüüd lähme lavale ja häält enam ei olegi ju, kuidas, sest et on olnud selliseid olukordi siis, kui õigel päeval hääl lihtsalt läheb totaalselt ära. Ja, meil on... See haigus on mingi põletik lihtsalt seal ja siis sa ei saa mitte midagi teha enam sellega. Ja siis on juba nägemis. Vahel see võib olla ka lihtsalt allergiline mingisugune värk, et häälepääljad lähevad tursusse, siis on lihtsalt 0 häält. Et jah, siuke asi on ka võimalik. Et siis sa pead arst peab aru saama, et mis sul siis viga on ja... No jah, aga kui on mingi põletik, siis ei saagi midagi teha, sest et sa pead ootama mingit mitu päeva ja siis kui on sul võistlus, siis ma tõesti, siis ma mõtlengi, kui sa oled solist ja selline asi juhtub, et mis siis saab? Ma ei kuidagi ette. Nutad ja laulad, ega ei olegi selles mõttes midagi on. Sa ju tead, et sa ei saagi laulda, sul häält ei ole lihtsalt, et kes siis laulab? Kuidagi ikka saad. Ikka kopsitakse kokku kuidagi mingi sooja õlle ja ma ei tea millega. Ei siis ei jäita midagi, süstitakse adrenaliini siis, aga see on väga ohtlik ju tegelikult. See on ohtlik ja tegelikult ikkagi ma tean juhust, kus talle süstitigi ja ma nägin seda etendust ka, et ikkagi kõik on aru saada, et tal on hääl ära. Kukkesid viskab. Aga pärast on kuu aega vait lihtsalt. Kuked. Nad nii räägivad jah, et üsna pikaldane ja ohtlik, aga ma ei teagi, mis vaata Laural oli ka Verona selle Eesti eelvooru puhul ju finaalis jah, et tal oli hääl täitsa tükk aega ära. Tal oli arst seal lava taga, kes talle kogu aeg süstis igasuguseid asju sisse. Jah, mingid asju ta muudkui tegi. Läbimängus laulis Kaire Laura osa ja igaks juhuks, et ta lihtsalt saaks säästa ennast, et see oli siis jah, enne õhtust siis. Aga õhtul oli jälle norm. Ta hoidis selleks hetkeks ennast. Päris tihti on see paanika suurem kui asi võib-olla väärt.
No ma tahtsingi küsida, et kui tõsine see hääle teema üldse on, et kui vaadata isegi juba Eesti Laulul vähem, aga kõiki neid talendisaateid ja superstaari saateid, siis tundub, et kõik need mingisugused esinejad ütlevad, ai, mul häält ikka üldse ei ole ja kuidas see üldse välja tuleb, et kas see on kuidagi selline enesekaitse refleks ka paljudel või? On, Kindlasti paljudel on. Jah, aga samas on see, et kui sa satud sinna superstaari saatesse, sul hakkab selline koormus, et iga päev sa pead nagu laulma järjest tunde, et ei ole hääl harjanud. Ja millegipärast see satub olema alati nagu finaaliks, kus inimestele ka. Aga see on ikkagi pigem on see närvikoormus, sest et tavaliselt on nad ju kogu aeg lähevad paremaks. Nagu ma vaatan ikkagi meie oma superstaare nii, et kogu aeg nagu tase tõuseb, vokaalne tase, aga siis viimane hetk on Otil on olnud ja kellel siin veel just finaali eel see Elina Born, et kõigil täpselt vahetult enne finaali. Et ma arvan, et see on seotud üsnagi selle närvikavaga, jah. Et tõmbad ennast kuidagi nagu tühjaks, mõtled võib-olla üle. Kui Kaire, Titanicu ja Estonia lugu välja arvata, kas ja kui palju on Eesti eelooru saadetud selliseid lugusid, kus keegi teist on solist? Mul kaks. Mul on ka kaks. Dagmar? Mina küll ei tea, et keegi oleks saatnud mingit lugu. Vist ei ole. Ja ei läinud läbi? Ei läinud, nagu näha. Jah, ei läinud. Aga oli ka põhjust. Järelikult, jah. No ütleme, nagu ma ütlesin, mulle meeldib laulda, et mul on selle ei ütlemisega, nüüd juba on natuke paremini. Vanus oleks ka aeg. Aga siis oli nagu küll see, et ei oska öelda ei ja teed ikkagi nagu ära. Annad loomulikult oma parima, aga tegelikult see ei ole nagu see, mis sulle endale nagu hirmsasti meeldib, et sellepärast tahaks teha, vaid selleks, et okei, sul on selline lugu, ja ei, muidugi ma teen, et jah, teeme. Ja siis teedki, annad parima, aga sellest parimast alati ei piisa. Leena, millised sinu kogemused olid, need kaks lugu, kas need olid? Üks mul oli, ma pakun välja, et mingi paar aastat tagasi vist oli tehtud ja üsna tore selline lugu oli, et mul oleks midagi nagu vastu, kui see läks nagu, samas ma mõtlen, et kui see läheks nagu sinna poolfinaalidesse, siis ma arvan, et ma oleks päris pabinal, et mismoodi seda kogu asja nagu esitleda normaalselt show'd ja kõike, et selleks ma ilmselt ei oleks valmis kohe nagu. Kas see oli sul hiljuti? Paar aastat tagasi. Aga siis esimene oli meil, ma pakun välja, et mingi 2001 näiteks, Heini Vaikmaa poolt kirjutatud duett me Rolfiga kahekesi seda tegime. Aga me just hiljuti nagu temaga meeldisime, kui suures, et me käisime eraldi stuudios niimoodi laulma seda, siis ta ütles, issand, aga ma olin ju päris noor, selline toores nagu, aga mul endiselt see plaat on kodus olemas ja ma kuulasin üldi hästi armas lugu, kuigi on kuulda, et meil hääled sellised hästi naljakad, on tõesti toores mõlemil nagu, et me praegu teeks seda hoopis teistmoodi, aga lugu oli päris sümpaatne selline, no ei läinud kuidagi läbi. Ei oskab ju teha küll. Tal oli ta oskab neid ilusaid ballaade kirjutada ja see oli ilus. Jah, selline. Oligi ballaad? Oli, jah. When we flying high või midagi sellist. No mis see motivatsioon on, kas üleüldse on maailmas mingit motivatsiooni, et te läheksite solistina proovima veel? Dagmar, sinu puhul, raputad siin pead juba pikemat aega. Üksi ei läheks võib-olla koos hea sõbraga, et siis on nagu see koorem kanda, ma hoian kõige käest kinni praegu, et üksi kindlasti ei suudaks selle närvikavaga hakkama seal saada. Kuigi sa saad väga hästi sellega nagu lava pealt nagu. Aga ma võin selle ühe korra teha, aga kui see euro selles kontekstis. Nüüd, kus me oleme käinud, nüüd me veel oskame analüüsida ja kõrvalt näha vaata nende solistide, see ei olegi nagu heitlus, aga sa näed kogu aeg need, mis kogu aeg ohud või sellised rünnakud igast nurgast, meedia tähelepanu, vastutus on suur ja arusaadav muidugi. Ja, kuidas räägin selle koorma all nagu toimida, et ja ma räägin teisest nagu asjast praegu, et näiteks viimane teie kontsert, kui me tegime see on teine asi, see on ei, suured tüdrukud, aga lihtsalt me Dagmariga sõitsime autos ja siis ta ütles, et
et see on ikkagi raske, et kui sa oled salist nagu see vastu, lihtsalt on teistmoodi kõik on see, et tekstid, kõik asjad nagu, kuidas sa juhid selle kontserdi ja kõike, ja et et siis ta juba ütles, et mina väga nagu ei taha nagu see solist olla, kuigi samas pärast ma vaatasin, et tal tuleb see väga loomulikult hästi, et ta oskab selle närviga nagu midagi teha, et seda nagu ei olegi näha, kuigi ma usun, et ta no jaa, et ma arvan, et ta saaks hakkama, et ma edaspidiseks ma räägin, et kui keegi tahab talle lugu teha, et tehke küll. Eks ta siis ise vaatab, kas ta ütleb jah või ei. Jah. Et pakkuda võib ikka. No see vahe on, et seal on ainult üks lugu on ju teha, et sa ei pea mingi 7 laulusõnad peas hoidma, aga see üks aga arusaadav, et vastutus on tõesti nii suur, üldsegi nagu Eesti rahva eest niimoodi esindada oma maad ja sellel suurel üritusel nagu, no see on tõesti raske. See ei ole ainult enda pärast seal. Jaa. Et sa ju tahad siis ju ikka kõikidele meeldida. Sest ei jõua pärast ju kuulata seda, kuidas oli see halvasti ja see pahasti. Ja kommentaare... No sa jõuadki siis mõelda. Kommentaarid on ikkagi sellised ma jõuan kuulata neid anonüümsed, mis inimest ikka kogu hingest panevad ju. No näete, meil on juba üle tunni räägitud, vaadake, kui kiiresti läheb. Ütlesite, et midagi ei tule meelde, aga ikka tuleb tasapisi midagi meelde. Midagi vaikselt tiksutab, jah? Kas see Once in a Lifetime'i taustuvokaal tuleb ka meelde? Muidugi. No tuleb lõpetuseks äkki midagi. Kuule, aga sa oled oma hääle lahti rääkinud? Mul on hääle lahti rääkinud, jah. Mul oli... Hommikul rügises ainult. If you give me wings and reason why Mida helistik on nagu? I'll be an angel in your sky As I'm 17 only Once in a lifetime Read my mind If you give me wings and reason why Then I'll be an angel in your sky Because I'm 17 only, once in a lifetime, read my mind. Because I'm 17 only, once in a lifetime. No suurepärane, ma võin öelda, et koreograaf oli ka väga hästi paigas. Irena Kaire ja Dagmar, suured tähtele. Aitäh! Taavi Libe, lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.